Mina olen Jaan Eilart, taimegeograaf, Eesti Looduskaitse Seltsi aseesimees. Loodus ei ole minu jaoks niisugune kauge, õhkamise vääriline armastamise objekt, nagu seda sageli tavatsetakse öelda, et ma armastan loodust. Loodus on mu jaoks tööpõld ja see tööpõld ei ole just kerge künda. Tulemused kipuvad tulema mitte nii väga hõlpsasti ja kui neid tulemusi siis tuleb, eks nad siis tee rõõmu just selle kaudu, et meie ühiskonnas on nagu midagi liikuma läinud, on midagi niimoodi toimunud, nagu õige looduse ja inimese suhte alusel seda ette kujutad. Meie põlvkond tuli looduskaitsesse entusiasmi alusel, hea tahte alusel, lihtsalt huvi alusel. Tänapäeval, kus looduskaitse on võrdväärselt rahvamajanduse ja kultuuri arendamise üks osa, ei saa siin enam läbi üldise ainult huvi, ainult entusiasmi alusel. Siin peab lihtsalt spetsialistina asja tundma. Tänapäeval räägitakse õigustatult hästi palju kvaliteedi nõudest paralleelselt kvantiteedi taotlustega. Öeldakse, et uus viisaastak on kvaliteedi viisaastak. Kui sedasama lahata looduskaitse aspektist, siis võiks ütelda, et looduskaitse ei olegi midagi muud kui inimtegevuse kvaliteet maastikul, inimtegevuse kvaliteet keskkonnas. Sest oma tegevusega peame me maha jätma niisuguse keskkonna, mis oleks alati sobiv meie tootmistegevuse jaoks, mis võimaldaks meile igati soodsaid elutingimusi, töötamise tingimusi, kontsentreerimise tingimusi ja lõpuks ka puhkuse tingimusi. Ja sedalaadi kvaliteedi taotlemine, keskkonna kvaliteedi taotlemine on looduskaitsevahenditega sellega täiesti loomulik elunõue. Me peame püüdma säilitada oma seosed selle keskkonnaga, selle loodusega, kus kohalt me pärineme bioloogilises mõttes. Peame säilitama seosed maaga, metsaga, vetega, mullaga, kõige sellega, mis meile tagab tingimused eluks, sest see, mis tagab tingimused eluks, moodustab lõppkokkuvõttes ka selle, mida meil on vaja ressursina tootmise jätkamise jaoks.